tere, Helena, podcast 2. Ma mõtlesin, et kui see oleks teine osa ongi, kus mina jutustan iseenda, et kui tervis ja toitumine on tähtis, siis see ongi. Ei saa võtta, et teed nagu mingit, ma ei tea, Stockholmi või mis iganes, Atkinsi või mis need on, need dieedid, et need pole kunagi head. Tulebki elada vabalt ja nii nagu oskad. Et kui tervises on nagu vaimne püsine pool esindatud hästi, siis ongi kõik hästi. Mõtled hästi, oled ise hästi, natuke liigutad, sööd, mida keha vajab ja siis on kõik hästi. Näiteks minul keha saab alati aru, kui on näiteks kapsa, õuna, kurgisaladite periood või kui keha vajab brokkolit või vajab näiteks kas või krõpse või mida iganes, et kõiges on tasakaal. Kui ma niimoodi üks päev mõtlesin, siis ma ei ole kunagi oma kehaindeksist ei üles ega välja läinud, et muidugi ma tunnetan, et võiks rohkem kuulata, teha andletega teha ja harjutada mati peal omale meeldivaid harjutusi. Teisest küljest eks see vajab tagant surkimist ja rahulikult tegemist, õige tunnetus. Kui teed midagi vastumeelset, siis sellest ei tulegi midagi välja. Vahel ma teengi harjutusi, mida oskan ja venitan ja mingi aeg oli mul sörkimisperioodi jooksmine. Nüüd veidi põlved on tundlikud, veidi keharaskust on juures. Aga jah, ja siis kui näiteks, kui kunagi mulle meeldis nagu vesi ja siiamaani rohkem, siis vahel mu keha vajab ka paar ronksu limonaadi või kohvi hulgas kofeiini natukene, et olla erksam ja tegusam. Kui jooksed ja tegutsed selle kõik välja ja siis pole hullu. Et elu peab olema ka veidi patt ja nauding. Muidu oleks liiga igav. Ei ole millega nagu võidelda edasi-tagasi. Ning et mul ongi nii tasakaalus ideaalsuse selle vahemikud on kõige suuremad ja minimaalsemad on alati olnud 4 kilo nagu kõige maksimaalsemalt üles-alla. Sööme mida vajame, nii ongi, nii kerge see ongi. Näiteks praegult on mul ka olemas kapsas, õun, on olemas ka kaneelisai vajadusel. Sama sain teha õuna kaneelisnäkki või banaani. Kokaraamatuid huvitavaid. Kõike annab teha. Ja liigutada ka vastavalt tunde järgi, see ongi kõik elus normis. Ei ole vaja seda hullu piiri või ideaalsust või mingit kaloraasi arvutada, lihtsalt elada, lihtsalt tunda ja olla. Ja ülejäänud jooksub ise paika kõik. Inimese keha on ajas kuni muutub vastavalt vanusele ja olekule. Jah, eks kõige suurem raskuse patt on kindlasti, kui vaatad mingit sarja või saadet ja siis jääd midagi näksima. Meil ütleb küll, et rohkem pole vaja, aga vahel võtad muremõtted kokku ja sööd valesti, aga teine hetk jällegi mõistlikkuse piires. Näiteks kui oled naine ja sul on kõht valus mingil perioodil, sa ei saagi midagi süüa eriti. Ja kui mul oli head toodi, siis need kommid on juba nädal aega mul mingi ja veel saab süüa, kuigi saab ka ühe korraga süüa, kuigi ma ei ole makuse sööja osati, on teatud valik. Aga ja nii ongi.
ma siis seda ka töötlen veidi ja uurin, kuidas välja tuli, kas see salvestas sisse. Tubi-tubi-tuu. laulun siin nagu vana 60ndate mikrofonisse. nii põnev, best man ever. jah, aga minul on vahva. ma mõtlen veel neid asjandusi juurde ja teen veel.